Tere, mina olen Maiko Tamm, olen noor põllumees ja tere tulemast Tulevik OÜ-sse. Mina olen siin omanikupoeg, ütleme niimoodi. Ja mina hetkel teen peaaegu kõike. Kui on vaja, lähen põllu peale, aga peamine nüüd ülesanne on hetkel koolis käia, oma teadmisi siis suurendada, samuti seemneid tellida, väetist tellida, taimekaitset planeerida, et siuke taustatöö pigem, aga kui on vaja, siis teen ka põllu peal ja tööde jaotus ja siuke, ütleme niimoodi, et kõige peab silmitsi seisma. Võib-olla see, et vahepeal lase mul oma vead ise ära proovida, et kuidagi tuleb oma vitsad võib-olla kätte saada. Okei, eks ta suunab mind igale poole, et ma neid väga saaks võib-olla siis leebemalt, kui tema on saanud, aga jah, võib-olla vahepeal lase mul teha natukene oma asja, Ma tegelen rallikrossiga, olen tegelenud sellega juba 7,5 aastat, et nüüd läheb vist 8 hooaeg juba. Et alustasin ka 13-aastase poisina. Tänaseks olen ma ütlen, et oleme, sest ma ei ole selle taga üksi. Mul on kogu suur tiim selle taga, Läti tiim, pere, kõik toetajad, et jah, tänaseks me oleme jõudnud põhimõtteliselt maailma tippu. Hetkel sõidame Rally X-i, et see on siuke Skandinaavia sari, mis ühendab siis Rootsi, Soome, siis 2 nädalat tagasi oli nüüd avaetapp oli siin Lätis, Riias, ja siis peale seda nüüd viimased etapid augusti keskel on siis Taanis ja Saksamaal, et reisida ikka saab, et sellega kurta ei saa. Kõigile muule lisaks autospordile ja põllumajandusele õpin juba 2 aastat Eestimaa ülikoolis põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist, et arendada endas siis põllumajandusteooriat ja saada parimaks põllumeheks. Iga päev, mis koolis veedan, saan mingi teadmisi kohe juurde, saan tulla firmasse ja põldude peale minna ja kohe järgi vaadata, katsetada, et mis olukorrad või lood minu põldudel on, et selles suhtes teooria aitab ka praktikas, et kui praktika on kõva, aga teooriat ei ole, siis see on ka natukene halb, et need peavad olema sama joone peal, et teooria ja praktika, et jah, sellepärast ma kooli läksingi, et seda rohkem õppida ja et endal siis maid ja vilja saaki siis parandada. Just eksamiperiood on alganud. Maru raske on hetkel koolile püüda keskenduda, kuna põlluded kõik käivad hooga ja samuti algas autospordi hooaeg. Nii et, aga sellegi poolest üritan kõik vaba aja panna õppimise alla ja üritan kuidagi hakkama saada. Nii et läheme kooli. Ma isegi ei tea, Ma oleks võib-olla, tehnikasport võib-olla autodega midagi oleks mõelnud, oleks läinud kuhugi õppima, aga see pigem hobi, et seda tööna veel ei näe. Isegi kui kooli oleks saanud, et siis ma oleks ikka siia samma jäänud, et see on lihtsalt liiga südamelähedane ja kui sa oled traktori peal üksi kabiinis seal ja teed oma tööd ja keegi ei sega sind, siis sa oled nagu Hispaanias oleks puhkusel, et keegi ei sega ja väga hea mõnus on olla. Kuna on ainus poeg ja ainus laps peres, et siis ja ma olen siin oma lapsepõlve ka suht palju veetnud, siis nagu öeldud, et see on põlvest põlve läinud ja ükskord oli minu aeg ka, et ei, see üllatusena ei tulnud ja eks ma ootasin, et see kunagi juhtub, aga jah, võib-olla oleks ootanud natuke hiljem et oleks ülikooli ilusti saanud läbi käia, aga ei, kõik on praegu hästi ja mina olen väga rahul,
et võtame vaikselt ja vaatame, kuidas paremaks saab minna. No siin on. No vinge. Vinge. Võiks näis, mis siin saab. No nii, Maikokene. No nii. Mis me siis korraldama hakkame see hooaeg? Ma ei tea, teeme kasvatame siin natukene vilja ja teeme mingeid huvitavaid katseid ja Okei. Kuidas sa hindad mul, kuidas Tallinni su talve üle elanud on? No nagu sa näed, alles on kõik. Selles mõttes on kõik esimese hooaja kohta on sul hästi läinud. On see siis vedamine või mis iganes, aga hetkeseisuga taimega on kõik okei, aga kuidas sa ise ennast tunned? Ainuke mure on siin, et Tallinnisu on natukene kollakaks läinud, et peab midagi siin ette võtma. Mis sa mõtled sellega? No süüa on vaja juurde anda, ma kujutan ette, et see on põhiline asi, sest ega Humbrooga on meil siin kõik fine praegu. Süüa oleks vaja juurde ja kõik muu tuleks juba siis järgi. Aga noh, ma ei tea, kuidas teil praegu see mõte või plaan üldse on, et sa oled nüüd isa käest on ju üle võtnud selle asja. Palju sa kavatsed investeerida, on sul mingisugune ainult selle aasta plaan või siis mis me edasi teeme? Ei, selles suhtes on mul nagu pikaajaline plaan on ikka saada nii-öelda põllud korda ja et nii-öelda saaginumbrid nii-öelda tõsta natukene, samuti koostöös teiega ja Scandogroga. Et ja, proovime need maad kõigepealt siin nii-öelda nulltasemel ära saada, et nad on veits kurnatud ja samuti ja on natukene käest ära läinud, et proovime nad tagasi nulli saada ja siis järjest ülespoole minna, et see on minu eesmärk. Okei, ma ise nagu mõtlen lihtsalt seda, et okei, meil on raha eest, me saame osta väetist, me saame osta preparaate. Raha on nii vana asi, seda kõigil on, saame hakkama. Aga kus sa aega juurde saad? Aega tuleb öö arvalt võtta, et mäletan, et seda sama põldu siin külvasin ka kell 2 öösel ja kui parandasin veel külvikut, et viimane nii-öelda nurk maha saada, et selles suhtes natukene saab öö arvalt võtta, aga eks ta natuke kitsas ole, et eks peab aega targalt nii-öelda jaotama, et kus ja mis ja mida teha. Ei, no see saab vist meil kõige suurem proovikivi siin täna, ma arvan, olema, sest tahtmist sul on ju, pinda meil on, vahendid on, kuidas seda kõike teha, et nüüd tuleb see vist kõik siis kokku klappima saada, et kõik ära mahuksid, pere, ralli, kool. Jah, kõik tuleb ära mahutada, aga ei, selles suhtes ei karda ma midagi, et katsetame ja et ma olen siuke katsemees, et vaatame, mis siin saab ja proovime siis nii-öelda midagi parimat leida mulle ja et ja ma arvan, et küll me hakkama saame ja küll vili ilusaks kasvab. Jah, nii et arvad, et peame sügiseni vastu? Kindlasti. Ei kahtlegi. Vabadus. Et see võib nii-öelda naljakana tunduda, et vabadus on nii-öelda põllumajandus. Aga see tunne, kui sa, nagu ma ütlesin, et lähed traktoriga põldu ja sa tunned, et sa oled vaba ja oma ja peremees, et ja kui sa näed, et nii-öelda teed külvikuga põllu ära ja sa pärast nii-öelda peale nii-öelda külvamist vaatad seda põldu, siis sa oled nii-öelda enda üle uhke, et ma olen midagi oma kätega teinud ja samuti nii-öelda koristuse ajal, et kui vili on ilus, siis on nagu hea tunne küll seda koristada ja eks see ole nii-öelda põlvest põlve läinud ja see on nagu juba nii-öelda geenidesse sisse läinud, et sulle põllumajandus meeldib ja seda on nagu lust teha, kui asjad sujuvad. Vahepeal kindlasti ei suju, aga siis tuleb nad sujuma panna. Hetkel oleme siin eelmise aasta rapsi põllu peal. Sügisel sai korra randaaliga ära tehtud. Ja see aasta peaks minema peale Oder ja siis siia plaaningi teha nii-öelda katsepõllu. Kõigepealt on vaja põllule peale saada see kevad, et siin on nii suured vihmad meil tulnud, et randaaliga hetkel ei ole veel peale saanud. Ei olegi väga kiiret sellega, et katsepõldu saab päris kiiresti teha. Plaan on mul valmis, et kui randaaliga ära saab teha, siis panen siia 14 suuremat riba, 24 korda
siis 208 meetrit tulevad lapi suurused ja siis on vaja nii-öelda ära meristada dokikestega ja ega muud üle ei jäägi, tuleb ära külvata ja siis vaadata, kuidas see siin tärkama hakkab ja teine siis nii-öelda külviperiood jääb sinna juuli lõppu, et erinevad siis viisidel on teine külv plaanitud, küll üks viis on nii-öelda väetseküllikuga, teine on siis kohe peale koristamist peale külvata, vaatame, kas ajaliselt jõuame, kas ta valmib ja isegi kui vili täiesti teraks ei valmi, siis saan ilusti teha ta nii-öelda silomassiks, biomassiks ja läheb ka siis biojaama, et kasu on, ma arvan, mõlemapoolne ja vaatame, mis sellest katsest välja tuleb. Üllatusi nagu või üllatumisi pigem on see saanud, et järsku saab kuradi seeme saab külvikus otsa, et siis on küll, et okei, et mis nüüd valesti arvutatud sai, aga siis vaatad arvutusi, siis vaatad, et okei, tegelikult on nagu kõik õige, aga põld on lihtsalt natuke suuremaks läinud äkki, noh. Viime meestele põllu peale sööki, et hooaeg käib praegu. Et töö ei saa seisma jääda, siis peab söögi põllu peale viima. Et töö saaks kiiremini tehtud. Risto läheb veel kaua või? Risto peaks tulema. Tuleb sul. Võtke söö ära siis. Kõik hästi. Mis kella nüüd hommikul panin? Mis kella nüüd hommikul panin? Hetkel on pooleli Tallinnisu siis teine väetamine kevadel, et esimene tiir sai 200 kilo hektarile väetist ja nüüd saab siis 120 veel peale, et jah, viimased põllud vist Tallinnisul on veel jäänud ja siis on nii-öelda viimaperiood, et enne seda tuleb kõik tööd ära teha, et oleme järje peal ja kõik on hästi. Et tehnika võib-olla siin midagi hakkab vaikselt lagunema, aga vaatame, loodame, et püsib lõpuni vastu. No. Väike reduktor on siin sellel väetseküllikul vist hakkab ära minema, teeb koledalt häält, aga loodame, et peab vastu. Kõik. Läbi, jah. Nüüd peab minema maruosasid otsima. Ma isegi ei tea veel, kuhu poole joostin. Eks peab mõtlema veits. Lähme vaatama. Läheme viime traktorid ära ja siis saab edasi mõelda. Nii läheb lihtsalt. Midagi teha ei ole. Ainult selle ühega pritsiga, taimekaitse pritsiga ei oska sõita ikka oskan, aga tööd ei ole kunagi teinud ja et sellest olen eemale hoidnud. Aga ei, küll kui kunagi vaja on, siis eks võtan juhendi kätte ja loen ta läbi ja küsin nii-öelda traktoristi käest paar juhendusnippi ja kui vaja lähen teen töö ikka ära, et sellepärast töö tegemata ja traktoriga ma kinni ei ole vist jäänud põllu peale, vähemalt ma ei mäletaks seda. Ümber ka ei ole traktorit keeranud, toi veel. Minu arust väikse poisi on, üks asi tuli meelde. Isal oli kunagi roheline Toyota, Mitsubishi Maastur. Seisis siin samas täpselt hoovi peal. Ma ei mäleta, millega ma sõitsin ja siis kogemata tagurdasin talle traktoriga sisse ja siis pauk oli küll suur ja siis läksid kähku välja vaatama, et kedagi ei olnud. Mõtlesin, et ma ei räägi ka kellegile seda. Aga ei, midagi hullu ei juhtunud, et mingi elkur oli sealt tagant raua pealt ainult maha kukkunud, et jah, ei olnud väga hullu. Isa veel seda vist veel ei tea, et vaata, mis saab. Auto on õnneks ammu maha müüdud.